Ahoi kotkad, mis toimub siis? Toimub kalastuslaager, aga kohale ilmus ainult 3 poissi. Eks kõik kardavad seda vihmast ilma. Aga mis on hästi nõme? Nõme on see, kui pannakse laps laagrisse kirja ja siis teada ei anta. Anna siis kas või sama päeva hommikul teada, et ei kavatse kohale ilmuda, et kardad vihma või midagi, et siis ma vähemalt tean, ma ei pea siin ootama. Ja mis veel, vaata vahepeal ma siin reklaamisin välja täiskasvanute kalastuslaagri ka, oli ju poisid? Ja täpselt samamoodi. Te küsite kogu aeg kommentaarides ja te kogu aeg kirjutate mulle, millal tuleb täiskasvanute kalastuslaager. Ja siis, kui see hetk on käes, siis on ainult üks inimene, kes tahab tulla. Nii et edaspidi mingisugust niisugust asja enam toimuma ei saa, et ma hakkan ükshaaval kedagi kokku ajama kalastuslaagrisse, täiskasvanute laagrisse. Et ise ajate oma pundi kokku ja siis tulete oma terve pundiga, sest ükshaaval teid kokku ei saa, sest et ma ei tea, kas te kirjutate purjus peaga neid kommentaare ja kirju või asju või mis värk sellega on, et kui actioniks läheb, siis enam mitte keegi ei julge kohale tulla. Aga noh, hea küll, mis me siin kirume, on nagu on ja meie lähme nüüd vee peale ja näitame, et on vihmase ilmaga võimalik ka kala saada, et ei pea seda vihma kartma, kui on niisugused kummimantlid ja asjad ja värgid seljas, eks ole. Ja lähme vaatame. Nüüd hakkaski sadama, mida oligi oodata, oligi ime lugu, et ei sadanud vahepeal, aga meil on kõigil... Pane mulle konna. Aga konnaga praegu ei ole siin sügavas midagi teha, pane midagi rasket lanti. Et meil on kõigil vihmamantlid seljas ja ei sega see vihm kedagi ega midagi, nii et ei tasu karta seda vihma. Kõigil on kummiriided ja värgid. Aga roovabaga pole ka siin sügavas midagi teha, selleks peame madalatesse soppidesse minema. Et pane midagi rasket praegu. Vot nii. No kuidas läks? Praegu ei võtnud, lanti ei võtnud keegi, nüüd sajab jälle tugevalt. Et tundub, et ta ei taha ikka väga lanti. Ma siin eelmine kord ka ju poistega käisin, ainult väiksed sõid. Aga me teemegi täna selle asja, et me paneme unnad sisse siia soppi kuskile erinevatesse kohtadesse, sest siin on auk sees siin sopis. Et püüame särge, söödame sisse ja võib-olla tuleb ka lätikat, võib-olla tuleb ka linaskit, me ei tea, mis tuleb. Ja võib-olla lähme siis pärast teeme elussöödaõnged, et lähme mööda kalda äärt, laseme vooluga alla minna nagu elussöötadel ka ja vaatame võib-olla mingit sükest strateegiat, et äkki ta sööbki elussööta paremini, et äkki ei hakkagi praegu selle suure vihmaga paadis istuma, et homme ka päev, kui paadiga saab minna, homme ta näitab, et ei saja. Ehk siis teeme niimoodi, et teeme täna elussöödaga ja kaldalt. Me siin 2,5 tundi sõitsime paadiga ja noh, midagi ei toimunud, et ehk siis teeme kaldapüüki. Ja mis siis on, näe, poistele on siin veed ka, et Viiva saatis meile vett, et poistel laagris on juuad, valige siit omale vesi siit ka, kes tahavad. Et saate juua kõrvale toidule, vitamiini värki kulub ära siin on ja siukse märja ilmaga. Ja mis siis mulle jäi? Ma võtan siis selle, et suured tänud Viiva, teie minge ka Viiva poodi, meil on sooduskood ka, kirjutan siia ja siis minge vaadake omale ka sealt need maitsevesisid ja asju. Ja loomulikult suured tänud ka Jahipaunale, kes meie sponsor on ka, et me varsti paneme siin sööta sisse, on ju poisid? Loobime sööta sisse, saame särge elus söödaks ja siis midagi suuremat loodetavasti ka. Ja söögiks on praegu siis Mehhiko Plausti värki laua peal kogu aeg võtmiseks on siis, kellel vahepeal kõht tühjaks läheb, on siin õuna ja küpsist ja värki ka. Aga noh, siukse jahedama ilmaga tuleb palju süüa, siis on energiat, on ju, keret täis ja siis vaatame, hakkame elus sööta. See siin ootab ka muidugi, aga temal on oma toit olemas, temale Mehhiko Plausti ei anta. Ja Keiro tõi mulle ka ühe kingituse, et siukse rulli. Et kingitusi on ikka äge saada, kui laagri korraldajale ka kingitusi tuuakse ja vaatame, mis ta siis on. Merganse rull. Vaat, rulle läheb ikka vaja. Neid kogu aeg kulub. Et vaatame. Nii. Väga äge. Vaat.
aga nüüd söödame sisse särjele siis ja hakkame siis särge püüdma, et saaks siis elus sööta. Vot siuke värk. Nii, ja esimene õngekala käes. See väike nurg. Jumala vaikselt võttis. Me võime jätta alles sumpa. Nüüd me saame varsti panna unnad sisse, kui te saate mingisugust kala veel juurde. Ja siis me saame haugi ka tõenäoliselt. Äkki ehitame siis mingid elussöödaõnged ka spinningutest ja lähme kalda äärde kuskile pärast veel, jah, elussöödaõngedega käsitsi kali ottama. Nii, oi, siin ka just võttis, aga otsa ei jäänud, on ju. Ja, no nii, ega midagi. Nüüd sööt on sees, nüüd hakkab see särg aktiivselt siin toituma ja loodetavasti tuleb midagi põnevamat ka kohale. Äkki mõni latikas, linask, turba suurt on siit ära läinud, suuri jurakaid on otsas olnud. Nii, veel üks. Mis sinul tuli? Sinul tuli särg ikkagist vist. On särg? On, jõõrum, kallale mulle, vaat kui ründab. Okei, võta õrnalt otsast ära, see on elus söödaks jälle. Yeah, kohe saame panna unnad sisse ja küll me saame. Sopp on ju augi täis. Kõik need vaglad jäid alles. Need on oma toodetud vaglad ju. Need on meie enda vaglafarmist. Lähme pärast sinna. No, kui tahate, lähme. Lobidas. No nii, sul ka. Sul ka, tänan esimene või? Jaa. Okei, väga hea. Lobidas sipleb. Väga hea, see on ka okei mõõtu, see saab ka panna unnale. Jepp, ta ei saanud mitte. Ta friitsi. No nii. Ta on Indias kammer. Järgmine särg. Ta sain ka rindas nüüd. Siin on vahepeal veel saadud paar tükki, jah, Keiro sai ka veel vahepeal ja et need lähevad vaglafarmi kõik ka, mis me ära ei kasuta praegu, et siis see nii-öelda vaglafarm ikka toimiks meile, vakla juurde toodaks kogu aeg. Nüüd me teemegi seda elussööda korgiga värki, laseme siit jõe äärt mööda minna nendel särgedel ja vaatame, kas hakkab siit keegi haug kalda äärest külge. Et laseme siin rohu ääres, nad passivad. Et kas saab mõne? Näpitsed on ka vaja. Nii, mõõdame selle asja siis ära. Oota, hoia ilusti koonu juurest. On tõesti. See on 57 senti, nii. Jess, rekas. Tahad kaaluda ka, jah? Sul on... Väga uhke kaal. Väga hästi, näed, sopist toodab. Kilo 255, okei. Mis sul kõige suurem on? 52 ja kaalu ei mäleta. Siis see on suurem ju? Jah. Rekords või? No näed, vägev. No ma ei tea. Õpetan nagu oma lapsi, poisid söövad ju võileiba täiesti valesti söövad. Kes see paneb siis vorsti juustu peale? Vastupidi käib. Mina ka teen. Vorst käib, ei, vorst käib alla. Vorst käib ju alla ja juust käib peale või mis pidi teie sööte siis? See ei ole ju õiget pidi. Äkki pannaks üldse niimoodi, et paneks kõige alla vorsti ja siis paneks hoopis saia kõige peale või? Sa paneks kala siia ja mingi vorsti siia või? Ei, noh, okei. Juppe läks katki läks. Mida sa korraldad siin? Kuidas see läks siis? Ma ei tea, ma seal sinna läksin, siis oli katki. Siuke värk siis või? No nüüd on tuulutusega siis, no ma ei tea. Ühesõnaga on. Appi. Ma ei tea. Hea küll, lähme paneme peale jälle. Jaa. Sellele loomale on natukene siit valesti. Vaata, see siit tuleb alla. Siit on nagu see moka koht on alla. Kogu aeg ila ripub nii pikalt. Jaa, sealt ripub nii, aga kuidas peaks olema? Me peame su kirurgi juurde viima. Niimoodi. Niimoodi peaks olema. Ja vaat siis ei tuleks sealt kuskilt nagu suunurgast ei tuleks nagu läbi midagi. Jaa, see tuleb kõrva poole. Tükk välja lõigata ja kõrva poole tõmmata see põsk. Naljakas.
niimoodi. jah , näed, talle meeldib. jah . jah, muidu oled niimoodi kurb niimoodi, aga teeme rõõmsaks ju niimoodi. aga mis siis toimub? Undasid praegu rohkem pole midagi puutunud keegi ja kui me seal jõe ääres elussöötadega püüdsime ja loksutasime neid särgi mööda jõge, siis ka keegi ei puutunud. Proovime edasi, mitte kaua küll enam, et õhtu on juba käes, aga kas nad püüavad veel särge ja elussööta värki läheb veel tarvis äkki, et siis on nagu jah. Vaatame edasi varsti. mis said siis? Okei, väga hea, et said särje. Käe suur on. Jah, täitsa hea. Mugav söömiseks ka. See läheb elus söödaks võib-olla. Võib-olla jah. No, need on need vale disainiga mokad, näed, see on see ilatila, mis me just enne vaatasime, mis tuleks ära parandada. Aga noh, on nagu on. Nii, ärge laske loomal on ju oma viineri peale ilastada. Ega vahukomme, kui siin oleks. Vahukommid tulevad pärast. Jah, kui ma olen ilusti kõhuvinkudest Mees paneb igale poole kinni neid ju. Vaata, mees paneb igale poole kinni. Hakkas jälle tugevamalt sadama ja kõik kerisid kämpsi ära, et siis meie ka. Et kell on juba nii palju ka, et eks siin hakkab pimedaks minema kohe, et ei ole enam mõtet. Et noh, särge tuli kogu aeg. Üks auk ka, aga homseks lubab paremat ilma, et eks me lähme kohe hommikul paadiga peale ja katsume homme uuesti, et äkki see auk sööb seda lanti homme paremini siis. Vaatame, eks meil on siin hästi noored kalamehed ka ja neil on üldse keerulisem midagi kätte saada, kogemust vähe ja aga jah, vaatame homme edasi. Nii, ja me lähme nüüd hommikul ühte unda siia oma sopidele vaatama. Et võtad selle valge asja, selle ketta paadi põhja peale ja siis hakkad mööda tamiili tõmbama, aga mitte ei tõmba hullu jõuga, vaid vaikselt, et puruks ei rebi midagi, jah? Nii. Hakka nüüd. See oli? Midagi. Otsast ära, lihtsalt tõmmanud tagurpidi ja okei. No selge, pääses, lihtsalt lasi, sülitas välja, noh. Isa on tõmmanud. Ega midagi, pane praegu tagasi. Või on teil elused särge ka või? On elus. Vahetame siis undadele elused särge vastu välja. Et ta praegu põhja peale, keegi võtab kaldalt elused särge siis piisavalt õiges mõõdus, mitte liiga suuri, eks ole. Sööme ära ja siis... Kass tuleb pea peale. Pannkuke peab niimoodi sööma. Valepidi, jälle valepidi. Suhkruga peab sööma. Teistest otsast hakatakse pannkooki sööma. Läheb sööme ära ja siis lähme jõe peale lanti lohistama. Ma arvan, et me ei hakkagi loopima, poisid. Mida asja? Lohistame lihtsalt. Trollame. Teeme siis hommikuse sõidu. Ma ei tea, mis see kell on, 7:30 või? Midagi niimoodi. Ja ma arvan 8. Suke 7, ma arvan. Kes hakkas hommiku vara märatsema juba laamendama kella 5? Kella 7:50. Ma ärkasin kogemata 6. Kogemata või? Minu arust kell 6 te trampisite juba igal pool ja röökisite. Kell 5. Ma ärkasin kell 6. Kell 5. Vaata, ma ei kuulnud oma äratust. Ja see, Keira kutsus õuedes, minu see oli ümber. Ei ole mingit kasu sellest, et pimendavad rulood on teil akende ees. Äkki peaks käerauad panema ka voodi külge veel või? Et kell 8 tulevad automaatselt lahti ja siis saate, ma ei tea. Alles kell 8 märatsema tulla. Kindlasti mitte. No midagi tuleb ette võtta veel sellega, et liiga vara ka ei hakkaks ärkama, aga mingi uneaeg peab ikka olema ka. Mis üles, ma oleks rohkem maganud. No kotkad, mis toimub? Ühtegi kala pole saanud. Ainult oleme lollitanud. Jaa, seda te oskate. Emme koolis. Ei no, mis seal ikka, noh, ei söö auglanti, noh. Ei ole midagi teha, isegi väike ei söö täna. Hauve polegi. Ainult ühe haue eile saime pira. No, ei ole midagi teha. Eks see ilm on, see on niisugune niru ilm, et see Eesti ilm, noh, haug on läinud ka kuskile.
auga on läinud ka kuskile Türki puhkama või midagi, et siit sellele lolli sajuse ja külma ilma käest ära läinud. Nii, saime Timmu ka esimest korda paadi peale. Timmu, nad siia. On tegelane, noh. Natuke kardab, aga eks harjub ära ja siis hakkab kaasas käima. Nii, mis saadi? Sellise saidi. Sina said? Ussiga. Seal seina vahel. No väga hästi ju. Kas paneme sumpa ja pärast läheb sinna vaglavarmi või? Jah, täiesti põhja. Ussiga. No, väga hästi. Ja tõuk oli otsas, näe. Väga hästi. Tema. See on ilus särg. Jaa, see on vaglavarmi. See hakkab tootma meile värki juurde. Vähemalt ei pea uue panema. Ja tuligi see laager esimene linaskära või täitsa lõpp. Ära riputa, siis lähebki pooleks. Tuligi linaskära poisid. Jeppe, mina sain! Sina said linaski. Oota, võtame... Lähme sinna, teeme pilti ilusti. Võtame konksu suust välja. Ära konksu ära kaota, on ju. Kas teadsid, et me arvasime kõik, et mul jäi kinni? Nii, tõmbame sirguse on alamõõduline, aga see on, siis sa tead, et 28 sentimeetrit on sinu esimene linaski, eks ole? 28. Aga võta nüüd sina ise, pane õng maha, lase enda esimene linask siis tagasi. 30 oleks võinud võtta, 28 võtta ei tohi. Peaaegu muudus on ju. Jaa. Ta siin on liiga heinane. Ta peaks saama, aga ta ei saa aru. Ta viska sinna sutsu kaugemale. Midagi hullu ei juhtu, kui natukene kaugemale visata. Jah, nii läks. Yes. Väga hästi. Yes. Selle loigu esimene linask. Et linask ongi sööma hakanud, aga või midagi. Minge püüdke kiiresti edasi. Ja. Siin on hakanud täna on jälle nagu hõngekala sööma hakanud. Jälle kala nagu. Ma ei tea, mis mul toimub. Näita, mis sul siin peos on ka. Näita nüüd, mine, mis on ju. Et nüüd tuli ahven, okei. Ja sealt kohast, kus see sisse tuleb. No võtsin mu kohad ära. Tähendab, see sopi algus, jõega ühenduses on. Sealt tulevad neil praegu igast asju. Ma võtan küljest ära või? Oi, nii, sa olid nüüd selle Rauno labida kohas, jah? See, kus Rauno neid labidaid tõmbas siin avastas. Kuule, ma lihtsalt proovisin sinna. Näita, tõsta nüüd ette, no. See on negr. Siukene või? Siuke vana. Kuule, ma ka selles on tagasi endal. Mis? Ta nii alla neelatud. Ei, on või? Varme kinni jäi. Ussiga püüdsid või? Ja ikka. Täitsa hullu maja ju. Ma ei saa söökat. Ma võtan ise ära. Sain. Said, okei. Haiget ei tee. Yes. Täna on päev, täna on see päev. Eile sadas hullult. Ja täna on see päev siis, kus hakkab suurt õngekala tulema või tundub. Me siin istume ka nüüd. Kaeriti ka siin. Tegime siin, et poistel ruumi ära ei võta, siis me poiste kõrval istume siin oma augus. Aga see jah, osa siin, kus nüüd sinna jõkke sisse läheb ja see on hullult maltsa täis ja tundub, et siin elu käib. Sest Marten tõmbas, keskel on ka mingi natukene rohuvaba mauk, viskas sinna sisse ja sealt kohe tuli siukene. Ja sealt Rauno ka neid suuri paar korda siin tõmbas, peaaegu poole kilosed. Nii, ja jälle labida august. Ma ei teadnud, et otsas on. Kurk oli lihtsalt pikali. Labida august jälle. Kurk oli pikali täies. No täitsa pekkis värk. Labida august. Okei.
mis seal ikka, võta ära ja vaatame. Jess. Aga linask praegu rohkem ei ole nagu näidanud ennast. Mullitab küll siin, aga ei võta. Võib-olla alles ikkagi see õige aeg tuleb. On ikka veel vähe vara või ei tea. Noh, eks ole näha. No, mis toimub? Mis toimps? Teete siin natukene puhtaks oma linaskipüügi kohta, jah? Siit tulevad huvitavad taimed välja, mida ma igal pool nagu eriti näinud ei ole. Ma ei tea, mis taimed need on, aga sellised asjad. No nii, vaata, astud lidva peale omale. Aga jah, üks märki siit tuleb välja. Ja siis saavad siin ka nagu paremini natuke püüda, aga keskelt jätame taimed alles, see on linaskite kodu. Muidu neil pole olla kuskil. Nii. Tundub, et on viimane söömaaeg. Ja mina söön liha ka. Kes see siis niimoodi? Salatit pannakse ikka ühte kausi serva, mitte ei segata makaronidega segamini. Kui ma söön mingi kaus peast. Kogu aeg peab ikka õpetama, kuidas süüakse ja tehakse. Mina teen õigasti, see minu ema Kairit teeb niimoodi. Mina ei tee mida. So. Mina söön õigesti või? Vaata, sa oled No peaaegu on õigesti jah, selles mõttes, et alustatakse ikka ühest taldriku servast ja lõpetatakse teises, aga sa nagu jätsid viimase ikka taldriku keskel, et võid ümbert ära. Vaata, taldriku keskel. Aga hea küll, te jõuate veel natuke linaskit proovida seal. Kui ta nüüd keset päeva sööb, me ei tea. Aga eks me näe. Paadiga peale, nad ei tahagi minna paadiga peale, tahategi käsikaga linaskit rohkem või? Või kuidas teil oli siin? Ja. No suurt värki, aga muudkui tuleb. Mis see siis on? Särg, tavaline särg. Hea küll, aga jah. See läheb vaglafarmi. Paneme vaglafarmi. Tahate kaasa tulla pärast, kui viime ennem kui ära lähete need ära sinna, on ju? Okei. Ja. Korralik mülgas siin. See oli juba tallatud. Tulime poistega kraami tooma vaglafarmi. Et tulevad need särjed siia. Aga siin pole praegu midagi, sest et eelmine kord ma alles vaatasin. Et mis siin sees on lihtsalt satikeid jälle. Et nüüd tuleb kraami panna siia sisse. Et kallame selle kraami siia sisse. Ja siis saab jälle juba järgmiseks laagriks hoisin hoiseb. Pidun õnneks. Et saab juba jälle head kraami. Nii, nüüd peaks seda särgi olema siin piisavalt, et korralikult, nüüd juba korralikum kogus seda. Vakla saada järgmine kord. Tahad vaadata? Vaata. Nuusuta ka kindlasti. Kui saisu. Näita kui haisa. Ja vaglad hakkavad siia kankusse kukkuma nüüd. Näed, vaglad hakkavad siia kankusse kukkuma. Nuusuta tõmba kohe kops kõvasti õhku sisse. Tunned mõnus. Raip täis. Nii hea hais. Nii hea hais, kala hais. No me teeme video lõppu ära, sellepärast, et kohe on aeg ja noh, kõik ei ole siin, üks magab, sellepärast, et see on see tüüp, kes nii-öelda hommiku ka vara üleval oli, kes alles kell 6 ärkas, mitte kella 5, on unikott, mõtle, kell 6 ärkab, mitte kella 5 ja ikka on unine. Läks enne mind. Aga okei, on nagu on. Üks tüüp pakib seal veel oma lasju kokku. Ehk siis teeme lõpu siin ära. Ja küll, tulge laagrisse, näete, linask sööb juba ja haugipäev küll ei olnud praegu seekord, aga me ei püüdnud ka väga palju seda. Ütleme niimoodi, et paadiga olime ikka vähem peal, põhirõhk oli seekord käsiõngede peale. Aga järgmine kord kindlasti sööb juba linask ja haug ja kõik igasugused asjad söövad. Et tulge laagri, aga praegu kerige magava ratid. Davai, näeme järgmises.